Tere, Lottoelukas. Mis uudist? Tänase kraapimise piletit toob Lottoeluka poeg! Aitäh! Oo, nii tibu, aga juba oskab lotopileteid tuua. Mina õpetasin! Väga tubli, Lottoelukas. Aga ära karju nii kõvasti. Et bling, mida kõike mu silmad peavad nägema. Autorool, kingad, Paris Hiltoni koer ja kiisukass. Väga hea. Nii et siis tegemist on uue kiirloteriiga, mille nimi on Bling. Ja jällegi soovitan kogu selle tagaküljel oleva juttu läbi lugeda. Ise teate, millega riskite. Eks ole, keegi ei sunni midagi ostma. Tegemist on sotsiaalmeediaga. Mõistate? Võtame siis raha ja hakkame peale. Piletil on tarvis lahti kraapida üks mänguväli. Ja piletil on 10 rahasummat peidus. Ja juhul, kui sa leiad 3 ühesugust arvu, siis sa võidad näidatud arvule vastava rahasumma. Imelihtne. 100 ja 100, 1000 ja 1000, 500, 500, 1 ja 2, 5000 ja 5000. Ühesõnaga, saite aru küll, mis meid ees ootab. Siis järgmisena võtaks kraapida selle Paris Hiltoni koerakese. See koer siin pileti peal ongi see sama koer, mida ta tavaliselt oma roosas käekotis kaasas tassib. Ja, kuid nagu näete, on meil jälle tühjad vihud. Kolmandaks võtame ette selle punase sisuga kiire sportauto. Ja seda kraapimist võiks kohe pikemalt vaadata, kui te mõistate, mida ma sellega öelda tahan. Üldiselt nende 1-euroste loosidega on mul läinud kõige kehvemini. Vahest ma neid ostan, vahest toovad mulle neid lotopikud. Ja kõige suurem võit, mida ma sellisega võitnud olen, on 2 euri. Nüüd siis järjekordselt elu suurim võit 1-eurose piletiga. Palun väga. Võitsin 2 euri ja katus sõidab. Täiega. Muuseas, Eesti rahas on see 31 krooni. Ütleme, kui sul 8 või 9 aastat tagasi näpu vahelt 30 krooni maha kukkus, siis sa korjasid selle raha hoolega üles. Sulle ei tulnud pähegi seda raha maha vedelema jätta. Kui täna pudeneb inimestel taskust 1 ja 2 euroseid, metallrahasid siis need jäetakse maha vedelema. Häbi on korjata maast üles sellist väikest raha, mida küll teised Euroopa riigid meist arvaksid.
Eestis kantakse raha kaasas ikka kilekotiga ja jäetakse ukse taha ja ma ei tea, kuhu veel. Ja kiisukass meile raha juurde ei too, nii et 4 euro vastu saime täna 2 eurot tagasi. Nüüd peab igaüks ise mõtlema, kas see oli hea äri. Ütleme nii, et kui me räägime ainult saamisest, siis tõesti 2 eurot me saime. Ja kui me ei mõtle selle peale, et me 4 ära andsime, siis on vist kõik korras või? Mida teie arvate? Kuulmiseni ja nägemiseni!